Tere tulemast! Ma soovin tänases osas jagada natuke rohkem oma enda isiklikku teekonda vabanemise suunas. Seda, mida Jumal on mulle õpetanud. Alguseks jälle veidi kordamist. Me teame, et Jeesus Kristus tuli selleks, et vabastada vangid. Jeesus tuli selleks, et viia vangistuse vangistusse. Vaimne vangistus on väga reaalne ja tõeline, sest Piibel kõneleb sellest. Ja saatanale piisab vaid ühest hingekillust selleks, et kedagi vaimselt vangistada. Kurat ei pea omama kogu hinge, et teda vaimses sfääris vangi võtta. Tal on vaja vaid killukest, et rajada sinna oma kuningriigi piirkond ja sealt inimhinge piinata. Kristlased võivad maa peal elades kogeda üheaegselt nii taevaseid sfääre kui põrgulikku piina. Kristlase hingeosad saavad olla pimeduse vallas vangistuses kas omaenda patu tõttu või esivanemate vaimse pärandi tõttu, mis antakse edasi ühest sugupõlvest teise ühes emapiimaga. Seni kaua, kuni keegi sellest meelt parandab ning tõmbab selle suguvõsa ülekohtu juure välja ning peatab selle edasipärandamise. Suguvõsa vaimse pärandi alla käivad ka perekonna ebajumalad ehk traditsioonid, mida me kanname ühest põlvest teise, kombed, harjumused, sõltuvused, sisse harjutatud mõtteviisid, perekonna teadlikult või teadmatult sõlmitud lepingud saatanaga. Lühidalt on siis Aavoni tähendus. Aavon on see Jumala sõna vastased hoiakud ja kalduvused. Me nägime Sakarja 10:2, et perekonna ebajumalad kõnelevad. Nad jätkuvalt mõjutavad neid ja me võime kuulda teeravite häält valjemalt kui Jumala enda häält. Vahel võime isegi arvata, et me kuulsime Jumalat kõnelemas, kui see oli hoopis meie perekonna ebajumal. Me vaatasime ka seda, et Jeesaja 59:1-2 annab meile vastuse, miks on teatud palved, mis me elus mitte kuidagi vastatud ei saa. Vahel me arvame, et Jumal on võimetu meid mingis olukorras aitama, mis muudab Jumala meie silmis kas siis tillukeseks või siis karmiks ja kurjaks. Aga tõde on, et suguvõsa vaimne pärand seisab meie ja me palve vastuse vahel ja hoiab selle meilt ära. Ja ma tahangi lugeda selle Jeesaja 59 salmid 1-2 Piibli laiendatud tõlkest. Ja see ütleb, vaata, Isanda käsi ei ole üldse lühenenud, et ta ei saaks päästa, ega tema kõrv kurtusest tuhmunud, et ta ei kuuleks. Aga teie süüteod, nüüd siis suguvõsa Jumala sõna vastane vaimne pärand. Need süüteod on suguvõsa Jumala sõna vastane vaimne pärand. Need on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Ja teie patud on peitnud tema näo teie eest, nii et ta ei kuule. Jumal ei lähe eales vastuollu oma sõnaga. Ta on öelnud 2. Moosese 34 ja salmis 7, et tema nuhtleb vanemate need Jumala sõna vastase vaimsed teod laste ja lastelastele 3. ja 4. põlveni välja. Jumal nuhtleb sellised teod 3. ja 4. põlveni välja. Me teame, et Jumal ei lähe oma sõna vastu. Meil tuleb nüüd ühes püha vaimuga välja kaevata kogu selle sopa, mis on meie perekonnaliinis edasi liikunud ühest põlvkonnast teise. Ja sellest meelt parandada. Ja kogu meie pereliinis selle patu juured välja tõmmata. Ja me lugesime eelmine kord ka laulust 32 ja ma loen selle ka Piibli laiendatud tõlkest, mis ütleb, ja see on 5. salm, mida ma loen. Ma tunnistasin sulle oma pattu ja ma ei varjanud oma süüd. See on Aavon ehk Jumala sõna vastane vaimne pärand. Ma ütlesin, ma tunnistan oma üleastumised Isandale, pidevalt paljastades minevikku, kuni kõik on ära räägitud. Siis sa andestasid mulle viivitamatult mu süü
ja mu patu ülekohtu. Jällegi suguvõsa Jumala sõna vastase vaimse pärandi. Kas sa panid tähele, et nendes kirjakohtades nimetab Jumal seda suguvõsa Jumala vastast pärandit, nimetab ta meie süüks. See on meile edasi pärandatud ja nüüd see on meie osa see igaveseks ära lõigata ning tõkestada selle edasiliikumise. Ja ta ütleb siin pidevalt paljastades minevikku, kuni kõik on ära räägitud. Me vahel mõtleme, et see ei ole nii oluline, et ma nii detailselt iga patu Jumala ette toon ja detailselt sellest meelt parandan. Aga piibel ütleb midagi muud. Ja kui me palume, et Jumal toob esile iga suguvõsa vaimse pärandi, siis hakkab Jumal esile tooma emotsioone ja suhtumisi ja erinevate olukordade kaudu, mis paljastavad meile selle suguvõsa ülekohtu. Eelmise nädala näitas Jumal mulle midagi väga selgelt. Ta näitas mulle, et mina olen üritanud tema headust välja teenida. Ja ta tegi seda ühe konkreetse olukorra kaudu. Nimelt ma jälgisin ühte võistlust teisel pool ookeani, kus võistles ka kristlastest paar. Auhind oli tohutult luksuslik ja suurejooneline. Ma vaatasin seda võistlust ja mõtlesin oma südames, nad ei vääri seda võitu, sest neil on see ja teine asi Jumala ees vaja korda panna. Need olid avalikult teada asjad ja sellised, mis tegid mulle südames tõelist haiget, et kuidas kristlased võivad midagi sellist teha ja pidada seda normaalseks. See ju haavab Jumala südant. Mu süda ei lubanud nende poolt olla. Ma olin siiralt pettunud. Ja me teame, et piibel ütleb meile, et meie süda on veel kõige petlikum kõigest. Ja siis sai võistlus otsa ja arva ära, kes võitis. See kristlastest paar. Nad võitsid tohutult suurejoonelise auhinna. Ma olin suht šokeeritud. Ma mõtlesin, kuidas Jumal. Ma olin tõesti pahane nende peale. Miks Jumal neid õnnistus, kui nad eksivad tema seaduse vastu nii tugevalt? Mina üritan olla õige Jumala ees. Ma üritan panna maha kõik patu ja suguvõsa ülekohtu, et Jumal saaks mind õnnistada. Mul ei tulnud pähe ka, et Jumal võiks mind õnnistada külluslikult siis, kui mina alles tegelen suguvõsa ülekohtu väljajuurimisega oma elust. Mulle tuli tõeline ahastus. Mina näen endas jätkuvalt pattu ja ma muudkui parandan meelt. Millal mina siis ükskord olen piisavalt hea ja puhas, et väärida palve vastuseid? Ma isegi ei näinud, et ma nii mõtlesin. Ma ei teadnud, et ma käitun nagu vanem poeg selle kahe venna loos. Nii oma õigust täis, et tema on teeninud isa kõik need aastad ja isa pole tal lubanud oma sõpradega mõnusalt aega veeta ja head paremat toitu nautida, kuigi tema on olnud nii ustav isale. Ma ei näinud, et ma käitusin samamoodi. Ma alateadlikult arvasin, et isa õnnistab mind vaid siis, kui mina olen piisavalt tubli. Vaatamata sellele, et on kõik need aastad olnud minu kõrval, mind hoidnud, kaitsnud, olnud minu varustaja, ravija, lunastaja, kõike muud, mida ma olen temalt vajanud. Ma ju teadsin, et selles elus ei saa ma eales olema täiesti puhas kõigest patust. Ikka on midagi, mille Jumal esile toob ja soovib, et ma sellega tegeleksin. Kas Jumal ei saagi mind siis õnnistada? Ma ei mõistnud, et Jumal soovib mind premeerida ja õnnistada ka sellel teekonnal üha suurema pühitsuse suunas. Ma isegi ei julgenud temalt küsida seda, mida ma tõeliselt igatsesin, sest ma arvasin, et ma ei vääri seda. Isa näitas mulle minu mõtlemist selle olukorra kaudu. Ja ta näitas mulle, et tema igatseb meid õnnistada ka meie teekonnal, selle üha täiuslikuma pühitsuse suunas. Ja ta igatseb seda, et me julgeme temalt küsida häid asju ja uskuda, et ta soovib meile need kinkida. Teine asi, mida Jumal näitas mulle sel nädalal, ta näitas Jakobuse 5:1 kirjakoha kaudu ja ma loen selle jällegi piibli laiendatud tõlkest. Ja see ütleb, tunnistage seega üksteisele oma vead, oma libastumised, valesammud
solvumised, patud ja palvetage ka üksteise eest, et te saaksite tervendatud ja taastatud oma meelte ja südame poolest vaimsele toonile. Õiglase inimese tõsimeelne, südamest tulev, järjepidev palve teeb kättesaadavaks tohutu dünaamilise väe. Piibel õpetab meid tunnistama üksteisele oma patud ja palvetama üksteise eest, et me saaksime vabaks. Ei piisa vaid sellest, et ma tunnistan oma väärad teod ainult Jumalale. Meil on vaja palvepartneri, kellega koos seda teekonda läbida. See on nii tohutult oluline. See purustab meis ka uhkuse. Ma jagasin oma õega oma emotsioone ja sel hetkel, kui ma seda tegin, need emotsioonid olid ülevoolavad. Ma olin tõesti tõmmatud tõelise ahastuse sisse. Ma nägin endas ühte väära asja teise järel ja see kurvastas mind nii sügavalt. Ma palusin, et mu õde palvetab mu eest ja ta tegi lühikese, hästi konkreetse ja väga armsa palve. Ta palus mulle rahu ja selget vaimset nägemist ja sellest piisas. Ma sain rahuliku südamega magama minna ja hommikul ärgates hakkas Jumal mulle asju avama. Ta paljastas kuradi vale ja see sai purustatud. Jumal näitas mulle hommikul ärgates minu vangistuse paika ja selleks oli hukkamõist ja süüdistus. Kui ta seda mulle näitas, ma mõtlesin, it all makes sense. Ma vaatasin oma suguvõsa ja eelmisi põlvkondi ja kõikjalt vaatas mulle vastu hukkamõist ja süüdistus. Sa ei ole piisavalt tubli. Sa ei pinguta küllaldaselt. Ma ei kuulnud seda eales oma peret. Aga oma pere pideva tegutsemise sees nägin ma sõnumit. Mul tuleb rohkem pingutada. Ma olen selles paigas lapsest saati elanud. Sellepärast olin ka noorena väga mässumeelne. Ma elasin pideva hukkamõistu ja süüdistuse all. Huvitaval kombel ei kuhjanud seda mitte keegi minu perest minu üle. Aga ma elasin selles vangistuses. Mu ema pigem lubas meil kõiksuguseid asju teha. Ta ei piiranud meid. Ta ei kiskunud meid kunagi maha. Ema oli pigem hästi kannatlik ja rahulik. Ta ei olnud mingi mässaja ega sõdija, aga ta ei seisnud ka eriti enda eest, vaid võttis pigem süüdistused vaikides vastu, et mitte tülisid üles keerata. Mina olin risti vastupidine. Ma olin vihane. Äkkviha oli minu kaaslane. Kui keegi ütles mulle midagi, mis mulle ei meeldinud, võis ta saada täieliku vihavalangu osaliseks. Kui keegi üritas mulle näidata, mida mina valesti tegin, siis pöörasin selle tema vastu. Tema oli hoopis süüdi. Kui ma tulin Jumala juurde, siis hakkasin nägema oma käitumist piibli palgel ja hakkasin vihast ja äkkvihast meelt parandama. Pikapeale kadus äkkviha, kuid selle juur jäi sisse ja juur oli hoopis midagi muud. Mu äkkviha oli nagu umbrohu pealne, mille juur oli hukkamõist ja süüdistus, mille vangistuses elas kogu mu perekonnaliin. Ja põlvest põlve see aina süvenes. Ma äkitselt mõistsin ka sellel hommikul, miks Jeesus ütleb meile Matteuse 18. peatükis salmid 21 ja 22 ja ma loen eestikeelsest piiblist. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Vau! Miks tuleb meil nii palju kordi inimesele andestada? Sest inimene ei saa ainult oma patu eest meelt parandades sellest patust vabaks. Ta kitkub küll selle umbrohu pealse välja ja mõneks ajaks ongi aeg puhas. Aga kuna juur on ikka sees, siis ei saada sellest umbrohust kuidagi vabaks. See kasvab kogu aeg tagasi. Ta võib parandada meelt, ta võib paastuda, ei anna sellele taimele vett ega toitu. Aga taim kuivabki näiliselt ära. Aga niipea, kui umbrohi saab vähegi vett, kasvavad ta uuesti tagasi. Vabaks saamiseks tuleb juure välja kaevata. Kuid see juur võib olla hoopis midagi muud kui see patt, mis on nähtaval,
ja kerkib jätkuvalt esile. Jeesus õpetab meid olema armulised ja kannatlikud üksteise vastu ja samas ka iseenda vastu. Noored kristlased ei oska tegeleda suguvõsa ülekohtu juurtega. See võtab veidi vaimset kasvamist, et sellega üldse tegelema hakata. Kuid meil ei õpetata seda ka moodsas koguduses kuigi. Ja kristlased vaevlevad oma vangistuse paikades. Minul kadus äkkviha mingil hetkel, aga selle juur jäi ikka sisse, sest mul ei olnud õrna aimu ka, et juur on hoopis midagi muud, kui see taim, mis välja paistab. Ma pidin saama teada tõe, sest ainult tõde teeb meid vabaks. Nüüd sain ma kogu taime juure välja tõmmata. Ja samas, kui ma oleksin üritanud välja tõmmata selle taime juure ainult oma elust, parandamata meelt oma eelmiste sugupõlvede eest kuni 4. põlveni välja, siis oleks see juurestik ikka ühel hetkel tagasi tulnud. Ja see tuleb esile veelgi võimsamalt järeltuleva sugupõlve eludes. Sellepärast tuleb meil teha koostööd püha vaimuga, kes saab meile selliseid asju ilmutada. See on ka põhjus, miks mitmed võitud ja väelised jumala mehed ja jumala naised ühel hetkel tavaliselt oma teenistuse absoluutses tipus olles pattu langevad ja kukuvad, tõesti šokeerides kõiki. See on ka põhjus, miks mitmed ülimalt jõukad ärimehed ja ärinaised oma elu lõpuks ikka täielikus puuduses elavad. Nad ei ole kunagi tegelenud oma suguvõsa ülekohtu juurtega ja nad on kuradil peos. Ja kurat ootab seni kaua, kuni nad jõuavad tippu ning tõmbab siis seaduslikult neil vaiba jalge alt ära. Ja nad kukuvad väga suurelt. Ja kurat teeb seda täpselt selliselt, et haiged saavad mitte ainult need jumala mehed või need, kes kukuvad ja nende perekonnad, vaid palju suurem hulk inimesi. Ja nad ei saa seda ära hoida, kui nende isakoja patt pole ära lõigatud ja nad pole välja tulnud oma vaimse vangistuse paikadest. Nad ei pruugi mitte midagi nendest asjadest ise teada. Nad võivad üritada ja üritavadki elada püha ja puhast elu, aga kui nende suguvõsa vaimne pärand, selle juured ei ole välja tõmmatud, siis see reisib nendega alati kaasa. Need vaimse vangistuse paigad on pimeduse vallas ja kurat kontrollib ja piinab neid sealt. Ja sellepärast hoiatab Jeesus meid Matteuse 7. peatükis ja salmid 24-27. Ma loen jälle piibli laiendatud tõlkest. Nii et igaüks, kes kuuleb neid minu sõnu ja teeb nende järele, kuuletub neile, on nagu mõistlik, ettevaatlik, asjalik, tark mees, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas vihma ja tulid tulvaveed ning puhusid tuuled ja peksid vastu seda maja. Ometi see ei kukkunud, sest see oli kaljule rajatud. Ja igaüks, kes kuuleb neid minu sõnu ega tee nende järele, on nagu rumal, loll mees, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas vihma ja tulid üleujutused ning tuuled puhusid ja peksid vastu seda maja ja see kukkus maha. Ja selle kukkumine oli suur ja täielik. Sellised rünnakud, nagu see kirjakoht meile kirjeldab, tulevad meie kõigi pihta. Vihma sajab, tulevad tulvaveed ja tuuled peksavad meie maja pihta. Aga see, kas need vihmad ja tuuled, mis meie maja pihta peksavad, suudavad meil liinilt maha võtta, sõltub täielikult sellest, kuhu me maja on ehitatud. Kas vundament on kindel ja kõikumatult paigas või me oleme ehitanud oma maja liivale, kus ta püsima ei saa jääda. Me hingeosad peavad saama rajatud Jumala juures ning mitte pimeduse vallas. Paljude siiraste kristlaste lapsed kõnnivad ühel hetkel Jumala juurest ära, vaatamata sellele, et nad on kasvanud üles pühapäeva koolis. Miks nad seda teevad? Sellepärast, et nende vaimne pärand, need juured ei ole välja tõmmatud ja see ülekohtu juur hakkab lapse teatud vanusesse jõudes tööle. See hakkab neile kõnelema ja neid teatud suunas juhtima. Kui vanemad seda juurt välja ei tõmba, siis pärandatakse see juur lastele ja lastelastele edasi.
Ja sellisel juhul võib see laps kõikuda kristluse ja maailma vahet, kuid ta ei ole võimeline täielikult Jumalale pühenduma või siis ta ei ole võimeline elama võidukat elu Kristuses. Mitte keegi ei saa lõplikult patust vabaks, kui ta vaid selle patu pealsega tegeleb ehk ainult sellest jätkuvalt meelt parandab. See tekitab ka tohutut frustratsiooni, kui me muudkui parandame meelt, kuid näeme seda, et me eksime üha uuesti ja uuesti samas asjas. Meil tuleb tegeleda juurtega ja need lähevad kohati ikka väga sügavale. Meil tuleb kuskilt otsast harutama hakata. Ja ühel hetkel me näeme, kuidas püha vaim võtab üle ja hakkab meile tõde paljastama. Pane tähele oma emotsioone ja suhtumist erinevates olukordades. Millised emotsioonid kerkivad mingis konkreetses olukorras kõige kergemini esile? Hakka sellest paigast harutama. Mõned suguvõsa väärteod on selgelt näha ja siis sealt on lihtsam alustada. Palu endale selget vaimset nägemist, nagu minu õde seda minu üle palus ja asjad hakkasid lahti hargnema. Palu endale tarkuse ja ilmutuse vaimu ning tõe vaimu. Kui Jumal paljastab sulle mingi suguvõsa liinis liikuva patu või isegi koheselt selle vangistuse paiga, siis palu kõigepealt andestust oma suguvõsa vaimse pärandi eest 4. põlveni välja. Selle, mis Jumal sulle just ilmutas. Palu, et Jumal tõmbaks selle patu juure su südamest, vaimust ja hingest välja ja palu seda sama ka oma lastele ja lastelastele. Palu, et ta põletaks need juured ja hävitaks need juure tippudeni välja. Kui sa näed ka vangistuse paika, siis palu, et Jumal toob sinu ja sinu pereliini sellest vangistusest välja ja sulgeb selle ukse su elus igaveseks. Pannes selle raudpoltidega kinni nõnda, et keegi seda lahti teha ei saa. Ja palu, et Jumal võtab vastu su vangistuses olnud hingeosad ja rajab need taevastes paikades. Ma tahaksin veel korra minna tagasi Jakobuse 5. peatüki selle 1. salmi juurde, mida me just lugesime. Me oleme tsiteerinud selle kirjakoha teist osa, mis on nii võimas. Õiglase inimese tõsimeelne, südamest tulev, järjepidev palve teeb kättesaadavaks tohutu dünaamilise väe. Vau! See on nii võimas. Kuid samas me oleme sageli ära jätnud selle salmi esimese poole, selle, kelle kohta salmil teine pool käib. Ja see ütleb, tunnistage seega üksteisele oma vead, oma libastumised, valesammud, solvumised, patud ja palvetage ka üksteise eest, et te saaksite tervendatud ja taastatud oma meelte ja südame poolest vaimsele toonile. Salmi võimas teine pool käib nende kohta, kes elavad meeleparanduse elustiili, tehes koostööd püha vaimu ja oma õdede-vendadega Kristuses. Ilma selleta ei ole meil mitte mingit võimsat Jumala väge. Me ei otsi ise endast pattu. Me teeme koostööd püha vaimuga ja palume, et tema ilmutab meile patu ja suguvõsa ülekohtud, on võimeline seda tegema selliselt, et me saame aru. Kui püha vaimsele meile ilmutab, siis viime selle koheselt Jumala ette ja ta tõotab, et ta andestab meile. Ja lõpuks meil tuleb alati meeles pidada seda, kes me oleme, milliselt positsioonilt me midagi teeme. Me oleme oma taevase isa piiritult armastatud pojad. Isa ei oota, et me oleksime täiuslikud enne, kui ta varustab meie vajadused või täidab meie palvesoovid. Mõned asjad on küll seotud otseselt vabastuse külge, kuid see ei tähenda seda, et me ei võiks julgelt isalt küsida seda, mida vajame või igatseme. Isa soovib olla meie lunastaja, varustaja, ravi ja kaitse, kõike, mida me temalt vajame. Sest vastasel korral me vaatame maailma kui oma vajaduste rahuldaja peale ja sellega me astume vaenlase territooriumile. Ja sellega ma tahaks lugeda Matteuse 7. peatükist ja salmid 7–11 piibli laiendatud tõlkest, mis ütleb, jätka küsimist ja sulle antakse. Jätka otsimist ja sa leiad. Jätka koputamist aupaklikult ja uks avatakse sulle. Sest igaüks, kes küsib, see saab ja kes otsib,
see leiab ja sellele, kes koputab, avatakse uks. Kas on teie seas sellist, kelleta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, kas ta annab talle mao? Kui siis teie, nii kurjad kui olete, teate, kuidas anda oma lastele häid ja kasulikke ande, kui palju enam annab teie täiuslik taevane Isa häid ja kasulikke asju neile, kes neid pidevalt temalt küsivad. Jumal igatseb, et me küsime kõike temalt. Me oleme pojad ja me oleme pärijad. Me oleme täiuslikult armastatud oma taevase Isa poolt. Tema soov on meid varustada kõigega, mida me vajame. Ja Jumal näitas seda mulle just selle paari kaudu. Nad on teel, mitte pärale jõudnud. Nad on vigadega, mitte täiuslikud, nii nagu igaüks meist. Kuid taevane Isa soovis neid tohutult suure õnnistusega õnnistada. Ja ta käitub igaühega meist samamoodi. Oluline on meeles pidada veel seda, et kui me tuleme vangistusest välja, siis üritab vaenlane meid sinna tagasi saada, sest me oleme teatud viisil harjunud mõtlema. Seega meil tuleb olla väga ettevaatlikud ja panna oma mõtted Jumala sõna peale. Ma loodan, et see õnnistas sind ja et see aitab sul edasi minna. Ole südamest julgustatud ja õnnistatud. Sinu taevane Isa täielikult armastab sind. Amen.